tere, tere, me oleme rannus praegu ja siin oli enne rannut oli üks äge koht, oli Kulli. Võib-olla sinne Kullile ka läheme, kunagi teeme eraldi soomlaste saate, aga siin on korralik seikluspark, samasugune nagu oli Ulilas ja kui ma ei eksi, siis rannus oli ka teises rannu otsas oli samasugune, midagi samasugust. Siin on topelt seikluspargid, selle raja me tegin siis Ulilas läbi. Et vaatame huviga, mis siin veel on. Tegelikult siin on 2 seikluspark ja kuuldavasti on siin ka 2 välijõusaali. Just olime enne siin lähedal, olime selle seikluspargi juures, takistusrada või mis iganes. Ja üle Lageda platsi siin on vist ka selline nagu koosviibimise koht ja ujumise koht on siin lähedal kohe, siin paistab, näete. Ja siin ujumiskoha lähedal on siis selline jõusaali nurgakene. Siin on see asi, mida me juba oleme kusagil näinud, ma ei mäleta, mis saal see täna oli, kus me käisime. Aga võt sellist masinat ma ei mäleta, kas me oleme sellist teinud või näinud. Siin siis on reie siseväliskülg. Pigem väliskülg töötab rohkem, et ma lükkan jalgu väljapoole. Sellist varianti ma ei ole nagu näinud. Siis siin on jalgratas, kes ei tööta väga hästi. Ja siin on siis onu tiktak jällegi, et tank ütles, et näe, onu tiktak paistab kaugele. Ja tee on konarlik. No see töötab natuke jällegi teistmoodi, et tegelikult lihased töötavad. Kõik teised masinad on teile juba ilmselgelt tuttavad. Tegelikult ma arvan, et see siin on selline vanem jõusaali nurgakene, sest ma vaatasin internetist rannu välijõusaal ja kuskil staadioni juures on täitsa uued masinad, et me tegelikult otsime seda, aga see nurk siin on niisugune, noh, ütleme nii, et jällegi pöördudes kõikide inimeste poole, et kas teil siin rannus on 2 välijõusaali vaja, et meil sellist oleks hädasti nagu Haage külas vaja, et need masinad siin, mis on, ütleme, ranna juures rööbaspuu on hea, pumpad lihase täis, lähed sinna randa laiama, aga samas, ütleme, tavalist lõuatõmbekangi ei ole. On siis, jah, need variandid on seda natuke surumist ja natuke tõmbeid, aga selline tavaline lõuatõmbekang oleks ka. Korraks ma proovin sellega ära. Siin on keegi niitnud niimoodi, et ja vaata, kõik on heinane ja samas ei ole seda heina siin nagu keegi ka ära koristanud. Nojah, jällegi see sama teema, et masin käib niivõrd hästi, noh, siin niimoodi, masin käib niivõrd hästi, et kergesti, et pigem ühe käega teed. Ühe käega on 30 kordust, teise käega 30, niimoodi siis saad seljale koormust. Ja seal rinnaga on ilmselt täpselt sama, et rohkem korduseid küünanukid eemale. Aga sõbrad, iseenesest saab kõik asjad ära teha. Aga me otsime nüüd seda teist saali. Me otsime seda teist saali, seda välijõusaali kuskil staadioni juures. Ma eeldan, et ta on kuskil seal Rannu kooli juures. Loogiline oleks, et staadion ja koolimaja on lähestikku. Aga vaatame, otsime. No nii, sõbrad, me oleme Rannu teises saalis. Ühe mingisuguse sellise linnukse leidsin. Jutulinnu jaht on rangelt keelatud. Loomad ja linnud, me oleme nagu sellised looduse vanad, nagu naksitrallid. Linnud ja loomad saadavad meid. Kuule, sõbrakene, mine sa siit asjata ajama asju edasi. Et sõbrad, ma pean tunnistama, et Rannu ehmatas, mitte ehmatan, vaid üllatas mind meeldivalt. Siin oli teine suur selline matkarada, mitte matkarada, seiklusrada, takistusrada. Et me nägime Ulilas ühte suurt. Siin on neid lausa 2 tükki, vähemalt 2 tükki, võib-olla on veel kuskil mõni. Ja välijõusaale on ka, üks oli seal kuskil ujumiskoha juures ja teine on siin. Siin on juba sellised tõsised masinad, Outfit Gym ja hakkame vaikselt proovima. Keegi on siin muidugi hirmsat moodi. Siin paneme ta kerge peale, et keegi on siin mingi päris suure raskuse alla pannud, aga täna ei ole siis see minu mõte see, et näidata, kui tugev ma olen, vaid pigem näidata neid võimalusi nende masinatega. Kõigepealt mõned kükid. Nii. Võtame raskus ilusti turjale. Nii. Põlgade laiune harkseis. Sa liigud alla ja liigud üles. Liigud alla ja liigud üles.
Jala baasharjutus, kükid, töötab reie 4 pea, reie tagaosa, tuhara osa, välja asted, üks jalg ees, teine taga, sa lähed alla ja lähed üles, lähed alla ja lähed üles. Vahetad jalga teisele jalale, alla ja üles. Tahad säärele, võid teha kükk. Lähed alla ja tõused üles varvastele. Tahad tuharale rohkem, võtad laiema harkseisu, lähed alla ja lähed üles. Väga hea masin, väga hästi jookseb külgedelt, saab seda raskust reguleerida, et midagi halba öelda ei ole, väga hästi õnnestunud partii ja see on siin samas koolimaja lähedal. Muide, see on nüüd teine välijõusaal Rannus. Ma ei imestaks, kui ka Rannu koolis on võib-olla veel mingi eraldi selline spordinurk. No nii, siin siis seljamasin istudes tõmme ja lased käed ülesse. Tõmme ja lased käed üles. Tahad rohkem biitsepsile, võtad siit näiteks altpoolt lähemalt. Tõmme ja üles. Tõmme ja üles. Väga hea masin, töötab hästi. Siin praegu antud juhul raskus oli kerge peal. Siin on võimalik saada päris korraliku raskuse siia taha. Kangi raskuseks kokku üle 100 kilo. Nii et tegelikult ka sellised suuremad, tugevamad poisid saavad päris hästi ennast siis... Ma pole pehme tordimees, vaid olen ehtne spordimees, löön palli pea ja jalaga ja kui on tarvis sabaga. Treenida. Nii, nüüd vaatame, mis siin raskuseks on pandud. Ka kerge raskus. Seljatõmbed. Tõmme ja üles. Ja siin on eripäraks on ka see, et sa saad ühele käele eraldi ja sa saad ka teisele käele eraldi. Tõmmete puhul ma soovitan minna niimoodi. Jalad ettepoole. Tõmme ja siin on nüüd see osa, et kui sa lased käe taha või täitsa ette, siis ta on ikkagi venituses. Et kui ma nüüd jalad maha panen, siis läheb see raskus sinna ilusti vastusse, et ta tugisammast ja kaob see pinge tagant ära. Et ikkagi proovi nii hoida selga, et see selja venitus saaks maksimaalselt täidetud. Ja siis kätekõverdused. Ja veel on siin siis lamades surumise pink ja siin ka on tegelikult, see on ühes tükis, ma ei hakka siin seda raskust vahetama, nad on praegu natukene erinevad, on need raskused. Lamades surumine, siia vahele saamine on niisugune natuke ohtlik. Nii, küünarnukid kehast kaugele eemale, surud üles ja surud alla. Surud üles ja surud alla. Ma ise suruksin veel niimoodi, et mul oleksid jalad üleval. Mis see mulle annab? Alaselg on tugevalt vastu pinki ja rinnatsentrum saab maksimaalse koormuse. Alla ja üles. Hoiad küünarnukid teadlikult kehast kaugemalt, saad rinnale suurema venituse. Et väga hästi töötab, väga head masinad, see Outfit Gym, et need on hästi läbimõeldud, hästi liigutatavad. Siit poolt edasi lõuatõmbekangid, redelid, takistusriba redel on ju, või tuletõrje redel või mis iganes, et kätte jõul liikuda. Neid variante on, siin on lisaks, on siin veel ju ka näed, taga on jalgpalliväljak, siis seal discgolfi rada on siin ka, et kõik võimalused, kõik tingimused on loodud spordi tegemiseks. Ja mida ma kurbusega pean ütlema, jällegi noori ei paista üldse. Ja ikkagi, mis toimub praegusel momendil Eesti noorsooga? Millega tegeleb praegu meie tulevik? Peaks. Ma võin eksida, võib-olla noored tulevad õhtul välja, aga päevasel ajal praegu päike paistab tegelikult, miks mitte nagu. Siis särgi ära, ei olnud ujumiskohas mitte kedagi, ei olnud siin mitte kedagi. Et ma ei usu, et Rannus nüüd nagu üldse noori ei ole. Et ikkagi kõik algab ise endast. Sul on kõik võimalused loodust. Ole hea, lihtsalt võta kätte ja hakka treenima. No eks ta ole ja tänapäeval need üksikemad ja tudengineiud, nendel on väga raske. Meie poolt ikka meeldetuletus, visad vennad, ja hakake jälgima, kes ei ole jälginud, hakake jälgima. Et me käime mööda Eestimaad ringi, me oleme täna siin päris mitmest kohast läbi käinud, et püüame iga nädal teha mingites erinevates maakondades videot. Just sellisena, nagu meie seda näeme, et loomulikult me ei ole vanajumalad, et nii nagu me ütleme, nii on, et vajadusel kiidame kohalike omavalitsusi, vajadusel kutsume üles, et noored ikkagi hakkaksid rohkem ise liikuma ja jälgima. Visad vennad, hakka jälgima, võid jagada, võid kommenteerida, like on muidugi see, mis teeb, ma ütlen,
oleks mul taskurätt, silma võtab märjaks, see laik on, see on hästi oluline osa. Ja mis siis ikka, liigume edasi, töötame ja järgmiste kohtumisteni.